Me kõik soovime oma tervisemurele kiiret lahendust, kuid ükski tervishoiusüsteem ei suuda tagada, et kõik inimesed pääseksid arstile nüüd ja kohe. Eestis on üle 1 miljoni ravikindlustatud inimese. Maksumaksjaid aga on poole vähem. Seetõttu on ravirahastus väike, kuid nõudlus arstiabi järele suur. Nii peame me kõik raviteenuste saamisel arvestama ootejärjekordadega. Tervisekassa ostab raviasutustelt teenuseid vastavalt riigile laekunud maksurahale. Raviasutused saavad ravikindlustatud inimesi ravida selle raha piires. Eestis mõjutavad ravijärjekordi ravi rahastamise maht, tervishoiusüsteemi korraldus, raviasutuse töö planeerimine, tervishoiutöötajate puudus, tagasi kutsutud patsientide arv, konkreetse arsti või raviasutuse eelistamine, vastuvõtule tulemata jäänud patsiendid. Selleks, et ravijärjekorrad lüheneksid, saavad ka inimesed ise palju ära teha. Kergemate tervisemurede korral saad end koduste ravivõtetega ise aidata. Tihti piisab apteegist või kõnest perearsti nõuande telefonile 1220. Tervisemurega alustama perearsti keskusest, kus sinu esmane kontakt on pereõde, kes hindab su terviseseisundit, ravivajadust ja annab nõu paljude terviseprobleemide korral. Vajadusel suunab pereõde su perearsti vastuvõtule. Tõsisema tervisemure korral saab perearst eriarstilt nõu küsida läbi e-konsultatsiooni. Alati ei pea jääma ootama eriarsti visiiti, sest paljud tervisemured saab lahendada ka eriõe vastuvõtul. Teavita raviasutust, kui sa ei saa vastuvõtule minna. Vähemalt 24 tundi enne visiiti tühistatud vastuvõtu aja saab siis teine abivajaja. Uuri, millises raviasutuses on kõige lühemad järjekorrad ja mine sinna. Vabu vastuvõtu aegu saab otsida ja broneerida läbi terviseportaali üle kogu Eesti. Pane tähele, et arstiabi vajavad inimesed pannakse ravijärjekorda sõltuvalt nende terviseprobleemi tõsidusest. Kui tervisemure on kiireloomuline, annavad spetsialistid endast parima, et patsient saaks abi võimalikult kiiresti. Inimene, kelle haigus ei ole niivõrd kriitiline, saab arstiabi selle aja jooksul, mil tema tervislik seisund oluliselt ei halvene. Koostöö patsiendi ja tervishoiutöötaja vahel aitab tagada õigeaegse ja vajaliku abi.